Tere, mina olen Stiina ehk siis nagu öeldud juba Visit Estonia uus loodusturismi teemajuht ja ma vuristan selle kõik ette. Uus inimene mõeldi, et väga fun, paneme kõigepealt, anname talle statistika, mida rääkida, mida ta ise koostanud ei ole ja paneme ta enne lõunapausi ja nüüd me oleme pool tundi üle ka läinud, et vaatame, kuidas hakkama saama. Ühesõnaga, olge siis palun leebed ja ma teen tõesti kiiresti, sest ühe asja pean ütlema ära, et ma ei ole veel teiega matkal käinud, aga kui ma satun teiega matkale või kuskile, siis ma olen see inimene, kes on hungry person, ehk et see snäkk, sul olid snäkid, sinuga ma lähen matkale, et minul palun snäkid kaasa ja ma võin teiega ükskõik kuhu tulla ja ükskõik kui kõrgele ja kui kaugele. Ehk siis Visit Estonia lehtesid, see on siis tegelikult statistika on augustist, kui uus leht tuli, külastati 7,8 miljonit korda. See ei tähenda inimesi, see tähendab sessioone. See tähendab, et üks inimene võib mitu sessiooni teha ja nende sessioonide käigus siis 4,15 miljonit korda vaadati turismitooteid. Kultuuri, looduse ja toiduteenused on Visiti lehel väga tähtsal kohal, ehk siis neid vaadatakse kõige rohkem. See pirukas siin nüüd tähendab looduse kohta, ehk et Eestist vaadati 58% loodust ja välisriikidest 42%. Ehk et kui te ei ole välisturule suunatud, siis ikkagi ma soovitan olla kas või Puhka Eestis lehel, sest ka siseturismi nagu aspektist on see ülihea turunduskanal. Mina olen täiega fänn juba ja soovitan, sest minu kolleegid teevad tõesti väga ägedat tööd. Me oleme internetis palju suuremad, kui te võiksite siin arvata. Meid külastatakse 195 riigist, ehk siis me oleme globaalsed. Internetis saab olla väga-väga suur. Ja kui me vaatamegi, siis meid ei üllata, et kõige rohkem külastati meid Soomest, Lätist ja Saksamaalt. Ja kui me lihtsalt vaatame seal erisusi, siis esimene tulp on, mulle ei meeldi paigal ka püsida, nagu te aru saite, on Saksamaa. Et Saksamaa puhul on rohkem see looduse ja kultuuri osakaal suurem kui soomlastel. Nemad vaatavad rohkem kultuuriüritusi, nagu tuli ka kampaaniatest välja, et rohkem on selliseid kultuuriga seotud kampaaniaid sinna suunatud. Ja sakslaste puhul tuli välja ka see, et nemad vaatavad kõige rohkem üle Eesti igasuguseid objekte ja tooteid, kui soomlased keskenduvad rohkem Harjumaale, Tallinn. Nii, ma pean lugema ka, seepärast Ingrid on siia natukene kirjutanud midagi. 71% külastust on mobiilsetest vahenditest. Seega, kui teil endal ei ole kodulehte, siis ka soovitan olla Puhka Eestis või Visit Estonia lehel, sellepärast et meil kuvab ka telefonist väga ilusasti. Ehk et siis ta saab vähemalt mingi esmase info sealt. Ja prioriteedid kliendi teekonnal muutuvad, ehk siis väga palju vaatavad turistid loodust, kultuuri, see on siis see esimene pirukas. Nad inspireeruvad, võiks öelda, teie võiksite neid inspireerida. Aga palju liigub siis, ehk siis mis on click-class tegevused, palju liiguvad siis reaalselt broneeringusüsteemi või edasi, siis loomulikult me näeme, et majutuse osakaal siin tõuseb. Aga see ei tähenda, et loodus ja kultuur nende tähtsus väheneb. Inspireeruvad, lähevad, võtavad majutuse, sest magada meeldib kõigile, soojas voodis paljudele. Ja siis selle ümber võiksid ja peaksid olema ka siis loodusturismi tooted ja teenused, mida saab tarbida. Meie, see on off the record, aga Ingrid on hakanud tegema ka huvist nii-öelda deep researchi, mis tähendab, sealt tuli välja, et kõige nooremad turistid broneerivad endale reisid suhteliselt hetke ajal. Nad tulevad kohale ja alles siis hakkavad vaatama, mida ma siin teha saan, mis on põnev, kus ma minna saan, mis sotsiaalmeedias äge tundub. Ehk siis selline asi tuli välja, see on off the record veel. Ja mis siit veel välja tuli, mida juba öeldi, keegi ütles koostöö, sina jälle. See on nii tark mees. Ühesõnaga, et koostöö, see tuli ka välja loodusturismi konverentsilt. Me oleme seda natuke rääkinud ka loodusturismi programmi raames. Ehk et kui inimene broneerib selle majutuse,
kui mina oleksin loodusturismi ettevõtja, mina arvan, et mina vaataks kohe ära, kes minu piirkonnas on, kellel on äge majutus või mingi muu teenus. Te saategi koostööd teha, kombineerida, kas pakette või kui mina oleksin majutuse omanik, siis mina kindlasti paneksin kirja ja teeksin võib-olla mingi ägeda infolehe või midagigi, kust minu külastaja, ma ei pea temaga suhtlema, sest paljud turistid ei tahagi, välisturistid ei taha suhelda võib-olla otse. Nad tahavadki tulla, kõik on hästi mugavaks nende jaoks tehtud, aga nad näevad, et siin piirkonnas saab kajakiga sõita või siin saab ronida. Väga põnev, ma ei mõelnudki seda. Broneeri. Ja siis võiks olla broneeri nupp. Automaatne. Siin on siis, millised, siit saab ise lugeda pärast, et mitu protsenti, mida moodustab sealt looduskaunitest kohtadest meil looduskaunite kohad kategooria, et mitu protsenti, mida sealt moodustab, aga siin tuli lihtsalt, ma mäletan meil kommentaar, eks ju, Helen, et päris palju tegelikult aktiivse puhkuse objekte on meil praegu looduse all, et järgmine periood kindlasti saab parema statistika ja natukene selgema. Et praegu jah, inimesed vaatavadki, turistid vaatavadki kõige rohkem siis tasuta looduskauneid kohti, aga ma arvan, et järgmine kord, kui keegi siin ees seisab ja seda statistikat teeb, siis on meil natuke teine vilt. Ja teine asi ikkagi on see, mida ma ütleks uuesti, et meie ülesanne ongi, et inspireerub sellest loodusest, tuleb kohale, siis ongi hea, kui on tooted ja teenused seal ka kuskil läheduses olemas, ehk siis nad hakkavad neid tarbima. Siin on rahvusparkide ülevaade, nagu ikka me teame, Soomaa ja Lahemaa on kõige populaarsemad. Aga mis siin põnevat on? Et kui me vaatame Visit Estonia lehe põhjal, siis Karulas on meil 4 objekti, aga vaatamisi on päris palju, ehk siis kui keegi tahab Karulasse midagi ägedat teha, siin on teie võimalus. Ja samamoodi Vilsandil. Ehk siis väga palju vaatamist, väga populaarne tundub, aga tooteid ja teenuseid ei ole. Seega, ehk siis me suuname ettevõtetega ühendusse loomisele. Jah, loodusturismi puhul hetkel, kuna see statistika on alates augustist, on konversiooni määr keskmiselt 10,88, aga majutusel on see ligi 22%, saunal ja heaoluteenustel 15,6%. Aga mis ma siia ikkagi ütleks, et see statistika on alles uue lehe põhjal. Me saame parema pildi järgmine kord ja teiseks, mis ma ütlen ülioluline on, et Visit Estonia lehelt kandub juba infot 22 teisele lehele. Meie nagu eesmärk tulevikuks on see, et te panete oma andmed ja info ühte kohta ja sealt kandub siis see kõik edasi, et ei ole 10 erinevat kohta. Ja me plaanime kasvatada seda 22 platvormi veel suuremaks. Ehk et see oleks üks hea mugav koht, kuhu saaks ühe korra kõik kirja panna ja automaatselt siis te olete kuvatud ka Visit Tallinn näiteks või Visit Pärnu, et oleneb, mis piirkonnas te toimetate. Ja me oleme kohe peaaegu lõpus ja vaatan appi, ma lootsin kiiremini. Inimesed liiguvad ikkagi kodulehele, turistid päris paljud tahavad saada rohkem infot, enne kui nad otsuse teevad. Ehk siis koduleht, ma arvan, et ma ise olen juba seda lühikese aja jooksul kuulanud nii palju. Koduleht on oluline ja jälle, kes oli, ma ei tea, kas sõidid sina olema, aga keegi ütles veel, tehke ilusaid pilte, sest see loob usaldusväärsust, see tekitab huvi ja see autentsus, mis piltidelt kuvavad, samamoodi loodusturismi konverentsilt tulid põhimõtteliselt väga paljud kõneled ütlesid, pildimaterjal räägib rohkem kui 1000 sõna. Autentsus on oluline. Ja ühe asja ma praegu unustasin, mida ma tahtsin kindlasti öelda. Kui see on, see pressure on peal, siis läheb meelest ära. Lugu. Keegi rääkis lugude jutustamisest. Just. Lugude jutustamine, et see on ka igale poole, kus sa lähed, põnevaks teeb asja selle lugu, mida sinna kõrvale räägitakse.
Ja sotsiaalmeedia ei ole eraldiseisev kanal, vaid osa laiemast infoväljast, mis siis aitab turistidel otsustada. Ja ma lõpus viimane slaid. Nagu ütles minu kolleeg Kristina Kästik, siis FAM-ide teema ei jõudnud siia tänasesse päeva sisse pikkida, sest nagu näete, me oleme täiega üle läinud. Palun pange kirja Slidosse kõik oma küsimused FAM-idega, rõõmud ja ka mured, aga palun viisakalt, et ma kogun küsimused kokku. Te võite otse ausalt kirjutada, selles mõttes ma ei karda. Aga et siis me teeme pärast ühe eraldi veebi mingisuguse kohtumise, kus Kristina ja keegi räägib teile, kuidas FAM-e tehakse, mis on tingimused, et te saaks seal osaleda. Ja ühesõnaga kõik, mis teid kriibib ja rõõmustab, palun pange kirja. Ja aitäh!